suurest kogemusest, ka kõvast noorusest, aga noorus on näidanud, et alati ilusti seda tehtud, Villota. Nüüd pikk ette välja peale, seal Viidas on kaabis. Kas välja? Jääb. Nüüd Limberg. Äärele Viidas. Viidas jätab. Kas sealt tuleb ohtlikult? Grünwald saab pea vahel, aga see ei loe. Joosep Põder viib Pärnu juhtima. 20. minut ja kodumeeskond on ees. Ja Joosep Põdral teine värav talle sellele hooajale. Joosep Põdrale kohe näeme kordusest ka värav üle ja Vaprus siin siis. Rääkisime küll, et mäng on tegelikult olnud päris lahtine, et nii võib nii mõlemasse pooldesse tulla ja hetkel siis Vaprus võtnud selle skoorib. Teravus sealt vasakult äärelt Viidas ja Aaloe. Ja nii vabalt tõesti taha posti jääb, et seal üks oluline ripse on ka, kohe siit näeme täpsemalt ära, kelle peas see oli. Grünwaldi enda näppudest ja Põdral ainult sisse lükata. Vaprus läheb juhtima 21. minutil 1-0 kindlasti kogu kodupubliku. Kreida riputab Alamaal taha posti. Alamaa saab pea! Ja Ott Nõmmilt väga oluline tõrje, et Kreida rünnaku jooksul esimene pikk pall sinna taha ei tulnud välja. Võtab nüüd sinna keskele, seal on mees latt! Pall veel lahtiselt ikka ja kuidagi suudab Vaprus palli välja mängida. Päris ohtlikult olnud siin, nagu enne mainisime ka, et pärast väravat Flora kindla. No nii. Kas suudab taas? Ja Kreida poolt, ta teeb seda jälle. Järjekordne karistuslöögis, kaunis löök. 1-1 Florale ohtliku koha pealt. Ei saa nii täpsete jalgadega meestele sellised võimalusi anda ja Kreida näitab ära täpselt ka miks. Vladislav Kreida, hooaja teine värav ja oi kui ilus see oli. 34. minut ja see mäng on viigis. Nagu sa ütlesid, kõik tahavad sealt proovida ja Kreida näitas täpselt miks. Flora poolt omavahel rääkimas ka, et tunnevad, et nüüd on siis enda kätte saanud ka ja nii täpselt üle müüri ja sinna postide kõrvale, et Ott Nõmmel ei olnud võimalus sealt. Näeme siit ühe korra veel. Üle hüppava müüri ka veel teeb vahelt läbi. Müstiliselt täpne küll, jah. Imekaunis. Signaal antud, pea sügatud. Vaatame siit, mis Flora välja mõtleb. Jääb pall lahtiselt. Löögile! Ja Ott Nõmm kindla käega laseb korraliku mõirga ka välja. Sappinen saab seal täiesti vabalt, et ei keegi jõudnud Vapruse mängijatesse seal seda. Ja päris äge mäng oli. Elasin väga kaasa, et seal oli rõõm näha, kuidas väiksem riik opa ja siit tegelikult Flora võimalus. Varjund saab teise korra veel. Pärnu kaitsed on ees, pall ikka seal kastis. Varjund uuesti ja nüüd tagant Kreida pomm. Ja leiabki alumise nurga, leiab üles. Aga siin tundub natukene segadust, et kas siin veel viga antud või mis, aga Kreida korraliku pauguga leiab seal alumise nurga küll. Et Kreida 57. minutit tabamus. Joonas Jaanovitš kutsub mõlema tiimi tohterit isegi tegelikult platsile. Tundub, et Toni Varjund on seal pikali ja Pärnu poolelt. Nii vaatame kohe, ilmselt siit näeme seda olukorda ka, et kõigepealt Ott Nõmm tuleb sellele senderdusele vastu. Toni Varjund sai sealt 2 korda proovida isegi. Mõlemal korral jäigi välja ette. Siin kõvasti laatsed ja et Villota ei suutnud klaarida ja ilmselt siit see olukord nüüd kohe sündimas ongi, et lõid kokku jalad, jah. Ai, jalad päris korralikult. Ja siis Kreida saab kaugelt pommitada, et üks väga kaootiline olukord, aga see päädib sellega, et Vladislav Kreida paneb palli Pärnu väravasse. Jah, tõesti, et kaootiline olukord, et siiani mõlemalt tiimilt mängijad maas, aga nagu varem mainitud sai ka, et Kreidal jalg soe ja näitab ära, et ei saa talle liiga palju sealt kasti pealt seda võimalust anda löögiks ka. Vabandan, see ei olnud Toni Varjund, see oli hoopis Sander Alamaa, kes sai jooksu Flora eest. Ja siit näeme taas seda Kreida lööki. Väga täpselt maast madalalt mõnusalt alla nurka sinna pandud ja signaleerib, värav ei loe. Vladislav Kreida tabamus ei loe ja Toni Varjund karistatakse hoopis kollase kaardiga. Kreida võtab ise Senjovile. Ja Senjov hästi laseb läbi parema jala pealt senderduse võimalus. Ja posti! Remo Valdmets! Pihela on ohtlik olnud, aga tuleb madal pall ja sealt saab... Ui, on olemas seal! Ja ongi Pihela!
ja pea peale patsutus täielikult töötas, tundub, et pall vist pidi minema sinna, kus ta pidi, et võib-olla tundus selle, et natuke lipsas seal esipostist läbi, et kohe näeme täpsemalt, aga jah, Pihel õiges kohas on ja väga hästi kindlalt lahendatud. Jälle oli mitmes nurgalöögis ohtlik mees, seekord realiseerib. Kreida poolt siit, jah, hea pall. Suudetakse, piisavalt hästi suudetakse seal Mattias Lindbergi segada, et ei saa seda esimesest postist, ei saa seal seda palli kätte. Ja täpselt sinna, kuhu läheb, et võib-olla nüüd teame siis, et mida see Flora peaga tähendab, peapatsutus. Nii, aga Vapruse poolt siis veel vahetusi. Sama ka Flora. Oskar Pihela viib Flora juhtima. Valdmets tuleb ka järgi nüüd Kaares hoopis. Kas leiab alt Sappinen? Oi, Sappinen täiesti vaba! Aga ei realiseeri. Seal jah, mängu lõpus seal niimoodi Seppik mängime. Ja kõlab lõpu vile Flora siit, sõltumata sellest, et 1